Tere, täna hakkame siis vaatama Microsoft Excelit. Kõigepealt ava Microsoft Excel. Selle sa leiad oma startmenüüst ja selline roheline X täht on seal. Nüüd sisesta tabel. Tabeli leiad ka oma töölehelt. Nüüd järgmisena lisa tänane kuupäev ja kasuta selleks käsklust, et kuupäev ka iga päev õige oleks. Ehk vali üks lahter. Nüüd erinevad funktsioonid ja käsklused leiad siit F-tähe alt. Valid selle. Võta kategooriaks kõik, siis sul on ilusasti näha. Mõnikord annab ka viimati kasutatud alt, aga mitte alati. Võta kõik ja leia siit käsklust today. Ehk käsklusel on puha kõik inglise keeles, aga ma arvan, et teil ei teki sellega probleeme. Nii, today. Okei. Ja nagu näete, tekkis minul siia praegu siis tänane kuupäev, et 14. aprill on see video tehtud. Kindlasti vaata, et sul kuupäevade vahel on punktid. Nüüd leiame vanuse päevades. Selle jaoks, et funktsiooni sisestada, valid kasti, paned võrdusmärgi ja nüüd tegelikult on väga lihtne lihtsalt need kuupäevad lahutada. Tänasest kuupäevast lahutad sünnikuupäeva ja vajutad Enterit. Nagu näeme, Miia on 5104 päeva vana. Nüüd me võime seda sama käsklust kopeerida. Vaatame korra, mis juhtub. Nagu näete, läksid puha kõik negatiivseks. Mis juhtus? Vaatame korra käsklust. Nii, siin näeme seda funktsiooni. Ühesõnaga ta lahutab sellest tühjast kastist, mille väärtuseks ta võtab 0, lahutab sünnikuupäeva ja saabki negatiivse. Aga me siiski tahaks, et ta lahutaks sellest tänasest kuupäevast. Nüüd võtke tagasi oma esialgne funktsioon. Selle jaoks, et ta ei muudaks näiteks seda reanumbrit. Paneme siia reanumbri ette $märgi. Alt kontroll ja 4 näiteks minul. Nii. Ja nüüd me võime seda uuesti kopeerida. Kopeerimiseks vaadake, kui teil on see kast esile võetud, on all paremas nurgas üks pruut. Lähete sinna peale. Tekib selline must rist. Vajutate vasaku klõpsu alla ja venitate lihtsalt sinna kui vaja. Nüüd me näeme, et on veel õiged kuupäevad. Leiame nüüd ka vanuse aastates. Selle jaoks paneme see pealkirja ka. Vanus aastates. Selle jaoks võtame selle kasti. Valime funktsiooni. Ja praegu sobib meile väga hästi funktsioon ERFRACT. ERFRAC. Nii, okei. Alguskuupäev on siis see, millal sünditi. Lõpukuupäev on tänane kuupäev. Ja alust võite täiesti ignoreerida. Okei, saime 13,975 aastat. Tahaks seda jälle paljundada. Sama. Kui te näete, vaevalt, et keegi neist 102-aastane. Kui me siin vaatame, on meil jälle see kast liikunud. Ehk läheme esimesse kasti tagasi ja me peame siia panema A ja 10 vahele $märgi. Ja nüüd kopeerime seda. No, nüüd meeldivad palju rohkem need tulemused meile. Aga minule üldse ei meeldi see 14,92222 aastat. Leiame nüüd võimaluse, kuidas kaotada ära kõik komakohad. Leian nüüd korralikult vastuse. Selle jaoks oleks meil vaja need
komadega aastaarvud kõik ümardada. Nii, valime nüüd siia selle kasti. Võtame funktsiooni ja leiame sellise funktsiooni nagu round down. Round down. See tähendab ümardada allapoole. Kui sa oled 12 ja näiteks 4 kuud, siis sa ei ümarda ju, et sa oled 13. Isegi kui sul on 3 päeva pärast sünnipäev, siis sa ikkagi ümardad ju allapoole. Nii et round down. Nii, valime mis arvu, ehk siis see vanus aastates komaga. Ja kohtade arv, see tähendabki, mitu komakohta tal tekib. Me komakohta ei taha, paneme sinna 0. Vaatame OK. Ja nüüd kopeerime. Praegu tulid ilusasti täpselt need täisarvud, mis meil ees on, need täisosad, need ka alles jäid. Leiame nüüd ka keskmise pikkuse. Neil on siin pikkused antud. Leiame siis keskmise. Selle jaoks valime nende pikkuste alt kasti. Aritmeetilist keskmist vist ei ole veel küll õppinud, aga varsti jõuame sinna. Leiame siit sellise käskluse nagu average. Overage, jah. Nii, okei. Ja nüüd ta küsib, millises vahemikus me tahame neid. Praegu ta pakub meile ise B2-st B5-ni. Ja ütleme okei. Kui ta nüüd ei oleks meile pakkunud, ma korra näitan läbi veel, siis võtate siit ka seesama average. Okei. Ja nüüd näitate, et vaat siit siiani tirides, hoides vasakut klahvi all hiirel ja saategi. Ta annab teile selle täpselt seesama vahemikku, nii et ei hakka selle tegema. Leiame ka keskmise kontrollide hinde. Nii, see kast esile, funktsioonid, jälle sama average. Need, mida te viimati olete kasutanud, leiate ka siit valides viimati kasutatud alt väga kiiresti ülesse. Nii, ja nüüd otsime nende keskmist. Keskmine hinne 4,25. Väga hea. Aga leiame siia palju õdesid vendasid kokku on. Üks võimalus oleks lihtsalt hakata neid mehaaniliselt liitma. Teine, võtate funktsiooni ja leiate sellise käskluse nagu sum, nagu summa. Nii. Sum. Siin. Ja näitame, et vaat selles vahemikus tahame summat. Kui näete, on neil kokku 4 õdevenda. See oli meil siis keskmine ja kokku. Nii. Teeme nüüd ka selle kasti tabeli kuidagi ilusamaks. Võtame näiteks need nimed esile. Hoiate vasakut klõpsu all, võtate esile ja teeme selle näiteks paksuks. Paneme ka tabeli pealkirjad jälle hoiate all ja tirite lihtsalt need kastid kokku ja paksuks. Nagu te nüüd näete, on siin sõna pikkus on vasakul ja numbrid on paremale järjestatud. Oleks vist kenam, kui need oleks ka paremale. Nii, joondame siis paremale. Natuke parem vaadata. Nüüd võtame selle tabeli esile ja teeme jooned vahele.
Ehk siis nüüd valime siit, milliseid ääriseid me tahame. Võtame hetkel kõik äärised. Nüüd võiks see nimi paremini välja paista. Paneme siia paksema äärise. Joonelaad saab vaadata näiteks. Või näiteks ka jämeboksi ääris. Vaadake, tekkis tumedam, kohe on parem vaadata. Paneme ka siia. Seesama. Nii. Oih, mul läks ainult üks kast kogemata. Nii. Kena. Nüüd palun salvestage ära oma kausta. Et oleks ilusasti näha. Ehk siis võtate klass ja panete sinna 5. klassi kausta.